toovad sisse 9. klassi tublimad õpilased Andre Altis, Martin Tamerant ja Liisa Suits.
kui oled viisakas, oskad paluda, tänada ja teretada. Kui vaja, siis ka vabandada. Nii nagu kõike muud, saab ka sõbralikust juurde õppida. Selleks meie kool ongi. Politseinikul oli õigus. Näiteks saab koolis ka liiklust õppida ning et teil on võimalus paari aasta pärast saada oma esimesed sõiduload, jalgrattaload. Luban, et koolis tegemisi jätkub. Tulge siis homme jälle rõõmsal meelel kooli ja nii igal tööpäeval kuni 9. klassi lõpuni. Armas 9. klass. Vist vähesed teist mäletavad selgelt oma esimest septembrit siin koolis. Eks see ole ka loomulik, sest emotsioone oli palju ja võib-olla meenuvad meid mõned eriti erksad hetked. Igal juhul on 8 aastat möödas ja ees on teie viimane aasta põhikoolis. Loodan, et tunnete ennast hästi. Kasutage oma viimast aastat parimal moel. Ka teile tuletan meelde, et parim mood meie majas, millega end ehtida, on sõbralikkus. Sõbralikkus üksteise vastu ja sõbralikkus koolitöötajate vastu. Ka meie omad poolt lubame sõbralikkust igal juhul, isegi tavapärases raskemates olukordades. See on oma teadusuuringutega ka kindlaks tehtud, et paremaid tulemusi saavutavad need õpilased nii koolis kui ka edasises elus, kes on ümbritsetud julgustava ja heatahtliku õhkkonnaga. Ja õhkkonna eest vastutab neist igaüks. Loodan, et teil jätkub ka lõpuklassis tahtmist ja energiat märgata, teha ettepanekuid, asju arutada ja lahendusi leida. Selle nimi on ettevõtlikkus ja ettevõtlikud te suures plaanis olete siiani olnud. Püüame seda toetada. Lugupeetud esimese klassi lapsevanemad, on ülitore, et rohkem kui pooled teist toovad Rakvere põhikooli juba oma 2. või 3. last. Et osa teist on meie kooli vilistlased. Samuti rõõmustame kõigi uute perede üle, sest loodetavasti saab ka neist peredest alguse järjepidevus meie koolis käia. Kool on tõesti õppimise koht kõige laiemas mõttes. Skaalal, kuhu mahuvad nii ainealased teadmised ja ettevõtlikkus kui sõbralikkuse harjutamine ja jalgrattalubade taotlemine. Lapsi saab õpetada lugema ja loendama, aga parim tegu on neile õpetada seda, mis loeb. Me teame, et kõik õpilased suudavad õppida ja edu saavutada, aga alati mitte ühe ja samal päeval ega samal viisil. Et õppimine kõigile rõõmu tooks, vajame teid oma meeskonda. Tähtsuselt teine töö maailmas, millest tähtsam on ainult heaks lapsevanemaks olemine, on heaks õpetajaks olemine. Teie olete oma laste eksperdid, meie õppimise ja õpetamise eksperdid ning koos oleme hea kooli tegijad. Olen veendunud, et koostöö meie vahel algab just lugupidamisest ja sõbralikkusest üksteise vastu. Ka siis, kui vahel on raske. Rõõmus meel aitab kõige paremini ka teisi rõõmustada. Soovin meile kõigile ladusat koostööd, tundke rõõmu oma lastest ja julgustage neid õppima. Armsad esimese klassi õpilased, nüüd on vist aeg, et anname teile abitseda. Ja ongi see lahtuse kõige olulisem hetk lugeda ette Rakvere põhikooli direktori käskkiri esimese klassi avamise ja õpilasnimekirja lisamine. Esimene laps on Karel Grünberg.
saab. Ja loomulikult saavad abitsa ka Lu ja kes väga vaikselt ja väga viisakalt on käitunud terve õppuse aja. Ja loomulikult saab abitsa ka Leo. Leo, ole
saada ka? Sa ei tea? Aga 10. klassi käib? 7. No 7. ei peagi teada. Kelleks sina? Rekordiks. Kuule, päris hea amet. Ma ei tea, mina ei tea. Ma ei tõesti ei tea, kelleks ma võin saada. Ma pean jätkata kõikidele, ei oska mitte midagi. Kuule,
mõnedega oleme siis juba 2 korda kohtunud, et mõnega natukene vähem. Tänane aktus siis on natukene jälle teistsugune, et meil on olnud saali, nagu te näete, palju rahvast. Aitäh kõigile, kes reeglitest kinni on pidanud. Aitäh, kes mõned ka veel maske kannavad. Eks see on niisugune natukene keeruline periood meil ees, et mida me siis tohime, mida ei tohi. Haridus- ja Teadusministeerium annab kord, mitte süüdistades, ma ei rääkinud faktina, ühed signaalid ja siin eile tuli vägagi juba selgelt, et tegelikult ikkagi me ei tohi kontrollida siin vähemalt aktusele ühtegi tõendit, aga seda me ka ei teinud ja seda meil ei olnud ka plaanis. Et me ikka plaanime usaldada teid, loodame, et vähemalt enamus on teist vaktsineeritud ja kui ei ole, siis neid ohutusnõudeid täidavad, mis võiks tagada siis selle, mis ohutuse võiks tagada. Saatsin eile õhtul väga hilja veel e-kooli, teie vist ei ole e-kooliga, Andri? Ei ole. Ja e-kooli ei ole veel saatnud, või teie ei ole e-kooliga veel liitunud, aga e-kooli saatsin eile õhtul hilja küll tervituse kõigile lastevanematele ja õpilastele. See sai küll niisugune pikk ja raske kiri selles mõttes, et ma just kirjeldasin siis neid asju, kuidas me koolis siis oma töökorraldust nüüd erilises olukorras teeme. Et kui olete e-kooliga liitunud, siis kindlasti me saadame teile ka selle, eks ole, et Andri jätab meelde. Enne kui ma tutvustan neid inimesi, kes veel siia on kogunenud, et me oleme ka oma personali väga vähe siia lubanud tänasele koosoleku või sellele aktusele, et enne kui ma neid tutvustan, kes siin lähemad kolleegid ja klassiõpetajatele on, siis ma võib-olla küsin, et mis tunne on? Tuttav jah? Väga hea, nii, väga tore. Kuidas aktus meeldis? Kui tore, pressisin välja. Aga ma usun ka, lapsed olid natukene kohkunud. Ma nägin, et nad natuke ka vabistasid, et kuhu minna, kuhu astuda, millist kätt anda ja nüüd teades, et see on nii armas. Et me proovime alati kõigi laste jaoks aega leida, meil on kool väike ja me kunagi ei kiirustada laste nimede ette lugemisega ja ka nende saali toomisega, et kõik lapsed oleks näha, et väga armsad lapsed ja väga tublid lapsed. Nii et, ja ma loodan, et see kooliaeg saab niisugune vahva aeg olema. Nii, lubasin teile siis kolleege tutvustada, kes praegu siin on ja kes võib-olla kõige rohkem hakkavad teiega kokku muutuma. Õpetajaid te olete